Tšauki, tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile. Meie alustame oma Sri Lanka reisi täna. Kell on varsti saamas 6:30 hommikul. Ma jõudsin öösel magada umbes 2,5 tundi, 2 tundi. Äratus oli kell 5 hommikul. Pakkisime viimased asjad kokku, koristasime viimased asjad ära, andsime Lunale süüa ja nüüd tulimegi laeva peale ja sõidame kõigepealt Helsingisse ja siis sealt alustame juba oma lennureisi. Ma olen nii excited, et saab lõpuks puhkama. Laevasõit oli 2,5 tundi ja kuna me startisime väga vara hommikul ja süüa ei jõudnud, siis läksime hommikusöögi bufeesse sööma. Variant oleks olnud ka otse Tallinnast lennata Türki, aga kuna lennupiletid olid selliselt nii palju kallimad, siis otsustasime laeva kasuks. Läksime autoga, et Helsingis sõita Vantaasse ja parkisime lennujaama kõige odavamasse parklasse, mis oli umbes 5 minuti jalutuskäigu kaugusel. Jõudsime Helsingisse. Me oleme jõudnud omadega Helsingi lennujaama ja nüüd läheme esimese lennu peale ja. Under the seat in front of you. Jõudsime nüüd Istanbuli, meil on natukene vähem kui 2 tundi aega enne kui meie lend Colombosse läheb, nii et me ilmselt läheme natukene shoppama, vaatame lennujaamas ringi, kuniks siis meil hakkab boarding. Vahepeal täiega raputas ja päris palju turbulentsi oli, sest et öeldi, et ilmaolud on natukene siuksed keerulised, aga muidu oli üsna rahulik lend. Ma enamus aega mängisin soliteeri ja mingid sudokut ja natukene jõudsin magada ka, ma arvan mingi reaalselt 20 minutit. Seega ma olen nüüd tänaseks maganud 3 tundi. Türgi lennujaamas juhtus meil selline naljakas asi, et mul tuli järsku mingi imelik tunne, et ma peaks kontrollima üle meie ööbimiskoha info. Me olime miskipärast arvanud, et me jõuame kohale samal kuupäeval, kui me reisi alustasime, aga siis avastasin, et me ikkagi jõuame järgmisel päeval, ehk kui me olime alles Türgis, siis meie Colombo ööbimise check-in oli juba alanud. Sa oled valmis Sri Lankaks. See on kiiglaslik backfoot. Järgmiseks ootas meid 8-tunnine lend Sri Lanka pealinna Colombosse. Tundus, et see lennuk oli veidi vanem, kuna istmete vahel oli kuidagi vähem ruumi, isegi mul, kes ma olen lühikeste jalgadega. Olime Roomaga väga üllatunud, kui meile anti need tavapärased väikesed kotikesed, mis pikkadel lendudel antakse ja need olid Lacoste brändi omad. Seal oli sees hambari ja pasta, silmaklapid, sussikised ja kreem, nagu ikka. Üritasin lennukis ka natukene monteerida, lennukis anti jälle 2 korda süüa ja kuna meil oli öine lend, siis enamus aega ma magasin või vähemalt proovisin seda teha. Jõudsime Sri Lankale. Kell on kohaliku aja järgi 6 hommikul, Eesti järgi kell 3 hommikul. Ma jõudsin lennukis magada natukene, aga ma olen väga väsinud ja kuna me panime veits kuupäevadega sassi, siis nüüd meil on hotell Colombos umbes 6 tunniks, siis me juba läheme Airbnb-sse lõuna poole, aga sellest ma räägin juba natukene hiljem.
meil oli algselt plaan, et võtame natukene kallima ööbimiskoha, et saaksime pärast pikka lennureisi rahulikult puhata, hotelli basseini nautida ja ka linna natukene avastada. Aga kuna kohale jõudes oli meil check-outini aega ainult 2,5 tundi, siis sõime hommikusööki, saime juba kohalikke puuvilju proovida ja meile tehti ka omletti ja kohvi, siis kiire pesu ja uinak, enne kui oli vaja juba edasi liikuda. Meie põhireisi sihtkoht oli Sri Lanka lõunaosas, kuhu oli sõita 2,5 tundi. Tellisime meie Airbnb kaudu transpordi, et saaksime mugavalt ja kindlalt sinna sõita. Kuna me kõik olime väga väsinud, siis magasime ka seal. Tegime ka kiire toidupoe peatuse, et meil oleksid mingid vajalikud toidud ja joogid seal olemas, et ei peaks kohale jõudes veel selle peale eraldi mõtlema. Kui me jõudsime kohale, siis me ei olnud keegi valmis selleks, mis me nägime. Kõik nägi välja nii imeline ja luksuslik, aga samas nii looduslik ja rahustav. Meil oli 2-korruseline avatud villa, magamistoas oli baldahiiniga voodi, suur rõdu, kust oli näha meie 17-meetrine Infinity bassein, suur vannituba, kus oli ka selline avatud dušš, kust oli näha aknast ka meie tagaaeda, 2 kraanikaussi ja tõesti seal oli väga palju ruumi. Allkorrusel oli siis selline avatud elutuba ja köök. Me avastasime, et meil on seal ka kassid ja ka koer oli seal, kes oli üliarmas ja nunnu. Andis mulle käpa. Ja esimese asjana me tegelikult läksimegi kohe basseini, et natukene lihtsalt lõõgastuda ja chillida. No vaatame, me siit on suht hästi näha. Kohe Alex teeb kodukultuumi. No ma näen ka üli hästi. Mul jäi video. Teine ka! Siis mõtlesime, et läheme natukene jalutama, et vaadata, mis meil seal ümberringi toimub ja ehk leiame ka koha, kust rentida rollerid. Lõpuks me rollereid küll ei saanud, aga nägime palju loomi, sattusime ka ühte randa ja siis läksimegi juba tagasi koju. Oi, tika rohtuda kaja. Sri Lankal loojub päike umbes 6:30 paiku õhtul, seega üsna varakult läks pimedaks. Me otsustasime minna õhtusööki sööma 10 minuti kaugusel olevas söögikohta. Me kõndisime sinna mööda meie džungliteed lihtsalt taskulampidega. Menüüs oli väga palju kohalikku toitu, erinevaid mingid riisiroogasid, nuudliroogasid. Toiduhinnad olid väga odavad, kuskil 4-5 eurot suur taldrik toitu, mida tegelikult ei jõudnud lõpuni ära süüa. Terrass oli väga mõnusas kohas otse ookeani ääres ja siis läksime tagasi koju, tegime kiire õhtuse basseini veel ja siis läksimegi juba tuttu. Hommikus meil oli just esimene öö siin meie villas ja mul oli nii magus uni. Me ärkasime kuskil 10 paiku, läksime eile magama kuskil mingi 10:30 paiku, ehk siis meil oli üks väga pikk uni. Ma eile ei jõudnudki väga palju rääkida, sest et enamus aega me kuskil lendasime või sõitsime. Seega ma ei leidnud väga hetke, kus niimoodi pikemalt veits jutustada. Aga ja me läks umbes 30 tundi aega, et siia jõuda. Me kodus startisime umbes 5:45 hommikul, siis meil oli 2,5 tundi laev. Jõudsime Soome, sõitsime Helsingist siis Vantasse, kus oli lennujaam. Lendasime Istanbuli. Istanbulis meil oli paar tundi layover, et siis lennata Colombosse. Istanbuli lennujaamas
ma ei tea, kuidas või miks ma hakkasin seda vaatama, aga ma järsku vaatasin, et me olime vaadanud valesti seda, mis kuupäeval me jõuame. Ehk siis selle asemel, et me arvasime, et me jõuame 4. märtsi hommikul kell 6, me jõudsime hoopis 5. märtsi hommikul kell 6. See oli nagu niisugune dumb moment, et nagu mina broneerisin neid asju, aga mitte keegi nagu kontrollides ei märganud ka seda. Ühesõnaga, vähemalt me saime paar tundi seal magada ja chillida. See oli tegelikult väga vajalik. Kui me kohale jõudsime lihtsalt, see ei tundunud üldse reaalne, et me siin oleme, et me päriselt tulimegi 8 nädalaks reisile. Nii ilus on siin, nii mõnus soe on siin, nii palju palmasid. Nagu see on lihtsalt täiesti dream koht. Ja siis me käisime eile, jalutasime natukene ringi, proovisime leida mingit kohta, kus rentida siis rollerit. Tegelikult meil oli juba enne varasemalt üks koht välja valitud, aga see tundus ikkagi lõpuks liiga kallis olevat. Seega me proovisime vaadata, äkki me leiame siit koha pealt midagi. Ja siis käisime õhtul söömas ja jalutasime tagasi. Nagu see on nii haige, et me oleme siin olles juba 1 päevaga näinud meie oma aias ahvi. Me nägime pabulindu. Ja me nägime iguana, nagu nii äge. Ja see meie bassein on ka nii mõnus siin, see on nagu väga suur, et siin saab nagu päriselt ujuda. Ja õhtul käisime ka veel ujumas, nii ma vist ei ole kunagi sükestes saanud kogeda, et tähispäevaga pimedas ujuda kuskil sellises kohas, see oli midagi väga mõnusat. Aga tänane plaan on leida lõpuks ikkagi siis rollerid, minna randa, tahaks võib-olla juba täna ka surfata ja ega rohkem väga midagi ei olegi. Eks ma proovin päeva jooksul ka vahepeal natukene jutustada, aga vaatame, kuidas see reis läheb. Igatahes ma olen väga excited, et see reisil olla ja puhata ja mõnuleda. Nii et ma vist lähen teen praegu ka väikese ujumise ja siis hommikusööks jääma. Well, hello, you lad. Hello. How are you been today, lad? Are you securing the area here, yeah? What's been happening under the block, man? Nothing much. Nothing much. I see. Yo, Alright, man. we're gonna hit the creek, man. Respect, man. Alright, see you, bro. Have a good one. Nii suured. Okei.
kell on vaikselt 7:30 saamas, me jõudsime tagasi koju vahepeal. Käisin kiirelt pesus, et soolane vesi maha pesta enda keha pealt, aga põhiliselt me täna käisimegi, otsisime endale need rollerid, siis sõitsime randa ja seal me olimegi päris mitu tundi ja täna jälle nägime nii palju loomi, nägime krabisid, nägime kilpkonnasid, siis nägime tagasi teel koju jäneseid ja ma natukene põlesin ära ka. On siit näha jumpsuiti rante, et kui me otsisime rollereid ja liikusime randa, siis ma jõudsin natukene ära põleda. Aga ja nüüd me natukene chillime kodus, paneme ennast valmis ja siis liigume mingisugusesse skateparki, kus toimuvad jammid ja peod ja me vaatame sellega siis üle. Se liekee pelaamme. Täitsa nagu väike village on siin. Tere hommikust, täna on reede ja meie tänane päevaplaan on selline, et kõigepealt läheme jõusaali, siis meie läheme edasi ilmselt randa või siis uut linna vastama, teised lähevad massaaži ja siis hiljem on meil massaaži aeg pandud. Nii et täna tuleb sükene natukene nagu aktiivne, aga samas ka natukene lõõgastust ja õhtul veel täpselt ei tea, mis me teeme. Vaatame, kuidas päev läheb. Jõusaali poole sõites nägime tee peal mingit väikest putkakest, kus sai osta aloe vera jooki, nii et otsustasime minna sinna, et seda proovida. See on päris hea külm. Ja see on jumala mõnus. Taste test. See on aloe vera tükid sees. No, ülihea. That's what you want. Meil on trennis käidud, rannas käidud, nüüd kiire lunch ja siis massaaži. Jei! Kui lõunasöök oli söödud, läksime me spa stationisse, kus me võtsime siis massaaži.
see oli väga mõnus ja lõõgastav, eriti pärast sellist pikka reisimispäeva, mis meil just oli olnud. Pärast seda pakuti ka külma kookosvett ja puuvilju. Siis läksime me randa ja tegelikult me olimegi seal kuni päikeseloojanguni. Väga mõnus oli seal, nautisime lihtsalt päikest, ookeani ja chillisime seal. Tere hommikust, täna on laupäev. Täna on meil plaan minna Jõusaali, minna uude randa ja rohkem ma tegelikult ei teagi. Ma olen täna natukene näen täitsa väsinud välja. Siin hommikuti hakkavad kuskil kella 6 paiku paabulinnud karjuma ja siis alati ärkame üles selle peale. Ja et siis uuesti jälle magama jääda, aga ega midagi. Eile käisime massaažis, mis oli nii mõnus, kõik kohad sai masseeritud ja eile juhtus niisugune asi ka, et me olime rannas ja siis lihtsalt chillisime ja järsku näeme, mina nagu nägin reaalselt ja kuulsime ka, kuidas üks tšikk lihtsalt chillib oma selle päevitusteki peal, palmi all ja palmi pealt kukub alla madu koos mingi roti või hamstri või mingi asjaga. Ja lihtsalt selle tšikil, see oli nagu nii lähedal suus ja see oli nii hirmus. Ma olen selle mingi juurde. Jaa. Oodake. Kätlidi. Fun fact, et Sri Lankal on vasakpoolne liiklus, ehk siis pidi natukene ümber harjuma rolleriga sõites. Nendest klippidest on päris hästi näha, milline liiklus seal oli. Kõik sõitsid üksteisest kogu aeg mööda, bussid sõitsid vastu ja kogu aeg lasti signaali. Kuule, see juhatab meid täiesti mingi X-kohta, see ei näe välja nagu rand. Jõusaalis on käidud, nüüd me tulime Mirissa Beachi avastama, kus me ei ole veel käinud, nii et me jõudsime siia, kui see on nii palab, lihtsalt olemisest on läbi märg olla.
Jäime sinna samasse randa ka natukene chillima ja puhkama, tegin isegi mõnusa uinaku seal, siis saime aru, et hakkab vaikselt vist vihma sadama. Tagasi teel kodu poole läkski täitsa hulluks, saime päris korraliku paduka. Jõudsime käia läbi ka ühes puuvilja putkast, kus me saime maailma kõige magusamaid banaane ja siis liikusime edasi ühte söögikohta, kust võtsime mingid kokteilid. Kuna seal oli samuti avatud söögikoht, siis oli väga mõnusalt näha, kuidas kaugelt lööb päikest. Kuna oli naistepäev, siis töötaja tõi ka kõikidele naiskülalistele lille ja siis me liikusimegi juba koju, et minna magama. Meie pühapäev oli super rahulik, sest meie 4 pundist 2 said eilsest toidukohast karrit süües mingisuguse kõhumure. Võtsin selle päeva lihtsalt olemiseks ja vlogi monteerimiseks, kusjuures meil seal villas olid ka töötajad, kes käisid näiteks koristamas ja tegelesid aiatöödega, sest seal oli aktiivne kookose ja kaneeli istandus ja meile toodi aiast lihtsalt joomiseks ka kookoseid. Tere hommikust, täna on pühapäev ja hommikusöök tehtud, hommikune ujumine tehtud, natukene monteerisin ja nüüd lähme brunchile. Sain esimest korda elus ka täiesti üksinda rolleriga sõita ja see oli nii vabastav tunne. Brunchi koht oli väga mõnus ja peale seda läksime tagasi koju, kus jätkasin monteerimisega. Sellise atmosfääriga keskkonnas oli nii rahustav tegeleda oma asjadega. Istusin lihtsalt basseini ääres, kuniks läks pimedaks. Mingi hetk nägin, et üle minu lendab super suur nahkhiir ja see oli ka minu jaoks täiesti esmakordne. Ja ega siis saigi päev läbi ja oli aeg magama minna. Tere hommikust, täna on esmaspäev ja täna on esimest korda ilm selline kahtlane. Hommikul sadas täiega vihma, õnneks praegu on juba natukene nagu rahulikumaks läinud, nii et varsti peaks hakkama minema kuskile poole, et hakata toimetama. Kuna eile oli väga selline kodune päev, oli natukene sellist toiduvõrgituse situatsiooni ja ma ise tundsin ka öösel, et mul ei ole tervis nagu päris korras. Mul oli järsku mega külm, ma panin endale mingid pikad riided selga ja värisesin ja ma tundsin, et mul nagu kõht on ka niisugune kahtlane, aga õnneks praegu hommikul oli okei. Natukene oli tunda niisugust nõrkust, aga mul on tunne, et praegu on nagu väga okei. Eile ma terve päev põhimõtteliselt monteerisin vlogi, olin basseini ääres, ujusin, võtsin päikest ja väga rohkem midagi ei teinudki. Suht varakult läksin juba voodisse ja magasin, ma arvan, mingi, ma isegi ei tea, kui mitu tundi. Ma arvan, mingi 10 tundi. Vahelduva eduga, siis kui ma ärkasin vahepeal üles, siis oli veits imelik olla, aga õnneks ma jäin suht kiiresti uuesti magama. Praegu ilmateade näitab, et on tulemas päris palju vihmaseid päevasid, aga ma loodan, et ikkagi on päikest ka palju tulemas, sest et tahaks ikkagi saada mõnusa päevituse peale, tahaks minna loodusparki ja tahaks minna mingisse teeistandusse, et siis oleks hea, kui oleks ilus ilm. Aga samas jällegi on tore võib-olla, kui ei ole nii päikseline, siis saab rahulikult jalutada, et ei pea palavuse kätte surema. Siin majas on mingisugused töötajad, üks tädi, kes käib kogu aeg siin ringi ja koristab ja täna näiteks pesi kõik meie hommikusöögi nõud ära. Ja siis siin on veel eraldi gatekeeper, ehk siis värava, mis asi eesti keeles on värava hoidja või? Kuidas on eesti keeles gatekeeper? Väravavaht, kes tegi meile väravat lahti, aga üks õhtu oli selliselt, et me olime värava taga ja mitte keegi võtnud vastu ja kuigi me juba esimesel päeval pakkusime välja, et me võiksime teha sellist süsteemi, et nad annavad meile lihtsalt värava võtme, sest nad ei olnud sellega väga nõus alguses, aga nüüd nad ikkagi andsid selle, et me saame ise vaadata, millal me läheme, millal me tuleme, et ei pea kellelegi ette helistama selle jaoks. Ja siis siin on veel ka lisaks mingisugune manager, kes toimetab siin ringi vahepeal ja meie maja kõrval on veel üks väikene majakene, kus on nüüdseks juba 3 külalised käinud. Et kui me tulime, siis seal oli juba keegi ja nüüd on 2 korda veel vahetunud siis need inimesed, kes selles majas elavad, aga see tundub olevat väiksem, see on ühekordne, seal ei ole basseini. Aga muidu vaatasime piltide pealt, et väga sarnane on seest ruumidest. Nüüd tuleb ennast kokku panna. Läheme linna peale.
Otsustasime jälle minna Mirissa linna poole, mis oli umbes 15 minuti sõidu kaugusel meie kodust. Kui me olime seal varasemalt käinud, siis nägime, et seal oli väga palju turiste ja erinevaid poode, seega otsisime välja sealt mingid suveniiripoed, et äkki leiame miskit toredat Eestisse kaasavõtmiseks. Kuna meil Roomaga oli mõlemal veits imelik olla, siis ega väga shopata ei tahtnud ega jaksanud, seega läksime randa, et seal lihtsalt jalutada. Mõtlesime võtta suuna Coconut Tree Hilli poole, millest oleme näinud palju pilte ja videosid Instagramis ja TikTokis. Ilm oli mega ilusaks läinud, mega palav oli, seega otsustasime mingi hetk jätta oma asjad lihtsalt palmi alla, et ujuma minna. Vesi oli väga-väga mõnus ja soe, seal on India ookean ja peaaegu et iga päev olid meil seal mõnusad suured lained. Rambutani taste test. Ma isegi ei tea, kuidas seda lõigatakse. See on nagu muna. Näljakas tekstuur. Aga täiega hea. Nagu ma isegi ei oska kirjeldada, mis tekstuuriga, see on väga nagu kummine. Kiisud ma ei anna teile. Ma ei ole kõige suurem fänn, huvitav oli seda süüa. See on äge. See on su kapo. Try to lift the hips and lift the left arms over the head. Good. Use your hand. Tänane päev hakkab vaikselt läbi saama, me jõudsime just õhtusöögilt tagasi, me üritasime alguses minna ühte kohta, kus me saime enda joogid ära tellitud, toidud ära tellitud, saime joogid kätte ja siis me ootasime tund aega, et need toidud jõuaksid kohale ja siis me otsustasime, et me läheme lihtsalt minema, sest et see oli täiesti ajuvaba ja enne meid läksid veel mingid inimesed ära, kes ei jaksanud enam oodata. Ja siis me läksime sellesse samasse kohta, kus me läksime esimene õhtu sööma, kus toit oli väga mõnus, saime väga kiiresti kätte. Ma tunnen, et mul on kõht ka juba natukene paremaks läinud, päeva jooksul mul oli ikka päris rõve olla ausalt öeldes, niisugune nagu puhitus oli. Ma tundsin, et ma võiksin nagu süüa, aga et mul ei ole üldse isu, aga nüüd õhtul me tegime niisuguse päris korraliku eine, ehk siis jah, nüüd on natukene nagu täiskõhutunnet võtmata lõpuks. Kell on vaikselt 11 saamas, ma lähen vaikselt magama, sest et päris suur väsimus on ausalt öeldes. Kogu sellest, et lihtsalt kuidagi eksisteerida terve päev. Kusjuures pilates oli väga mõnus, mulle väga meeldis see. See oli väga siuke rahulik, aga ma tundsin, kuidas mu need siselihased töötasid täiega ja nagu jalad täitsa niimoodi värisesid. Kuna ma ei olnud enne nagu varem proovinud seda ka, Eestis on see mingi mega hype praegult,
siis oli väga huvitav näha, kuidas see mulle meeldib. Mulle väga meeldis niisugune vahelduseks rahulikum treening. Kuigi ma ise eelistan selliseid trenne, kus ma olen lihtsalt ligumärg ja on niisugune full kütta. Homme me lõpuks üritame surfama minna. Praegu on päevad kuidagi nii kiiresti läinud, et niisugune tunne nagu polegi midagi jõudnud teha. Aga jah, meil on vaja veel surfata kindlasti. Täna vaatasime, et kuidas me saaksime rohkem riigi keske poole minna, kus on igasugused vaatamisväärsusi veel. Ja sinna me läheme ilmselt tuuri kaudu, nagu giidiga, aga seda siis selle plaani siis paneme varsti juba täpsemalt paika. Aga praegu siis head ööd ja näeme homme. Tšau! Tere hommikust, täna on teisipäev, meil on üles ärgatud, hommikusööks söödud. Hommikul ärgates sadas jälle õues päris korralikult vihma, nüüd on õnneks rahulikuks jäänud, loodetavasti tuleb päike välja ja tuleb ilus ilm. Aga nüüd esimese asjana me läheme Juusaali, mis on siit umbes 15 minuti kaugusel ja siis pärast ilmselt läheme jälle Coconut Tree Hillile, kus me siis ka eile käisime, et saaks natukene mingeid pilte ja videosid teha ja ilmselt õhtupoole me läheme lõpuks ometi surfama. Siis kui öeldakse, et on separate changing rooms ja see changing room näeb välja selline. Aga vähemalt siin on generaator olemas. Siin on vähemalt generaator olemas. Proovisin esimest korda mangustiini ka, see näeb välja sükene. Ja kui nüüd lahti teha, siis see näeb välja selline. Nagu küüslaguküüned. Padu vihma sajab, aga me tulime ikka siia Coconut Hilli. Kui oleks siuke tunne, nagu kuskil hüppab välja mingi maamat. Jaa. No see oleks crazy. Tema nagu siluett ja forma. No nii, kell on vaikselt 9 saamas. Täna on põhimõtteliselt esimene kord, kui ma olen pikkade riietega, sest et õues hakkas täiega vihma sadama ja mega suur tuul oli. Täna me käisime surfamas, mis oli ülinais, sest et esimest korda ma sain proovida niimoodi surfata, et oli päriselt nagu suured lained. Esimest korda ma proovisin surfamist Mehhikos, seal me tegime koos instruktoriga ja meil olid üsna nagu väikesed lained, aga täna oli ikka nagu väga tormised lained ja see oli väga fun. Me jõudsime lõpuks olla 1,5 tundi. Õues oli väga pilvine, et selles mõttes mingi
ei põlenud ära või midagi, aga ma üldse ei oodanud seda, et kui nüüd nagu olid suuremad lained, siis see tähendas seda, et jõuda nendesse nagu kõige parematesse kohtadesse oli väga vaevaline. Ma tundsin reaalselt nagu ma oleksin kuskil mingis survival mingi filmis, kus ma mingi kõnnin täiega vastu lainet ja üritan umbes ellu jääda, et see oli väga raske ja nagu väga väsitav. Aga muidu oli väga nice ja surfilaua rent oli reaalselt mingi 3 eurot 1 tunni eest, nii et see oli nagu väga odav ja väga fun oli. Ja pärast sõitsime tagasi koju ja nüüd on homme meid ees ootamas üks väga pikk ekskursioon, kus me lähme nüüd siit meie piirkonnast kaugemale, et natukene vaatamisväärsusi vaadata. Me võtsime selle jaoks nagu sellise giidi ja bussi, kus on vist 15-kohaline buss. Täpselt ei tea, aga jah, tuleb selline üks pikk ekskursioonipäev. Siiamaani on väga mõnus olnud siin. Eile me saime natukene päikest ka. Ei ole väga palju nagu päevitada saanud, siuke tunne. Tahaks seda päevitust veel rohkem saada. Õnneks me oleme siin veel väga mõnusalt nädal aega umbes veel. Ja mulle väga meeldib siin Sri Lankal. Siin on väga mõnus, nii palju loodust on ja selline väga mõnus vibe on. Mulle nii väga meeldib see siuke island life, et meil on see skuuter, millega me sõidame ringi, tuleme mingi rannas, meil on päevitusriided alles seljas, hüppame rolleri peale ja sõidame koju ja kuidagi see on nii vibe ja mulle väga meeldib siin puhkusel olla ja ma olen esimest korda üldse Aasias, nii et ja see on ka väga siuke mõnus experience. Aga ega midagi, vaikselt hakkan selle videoga lõpetama. Ma loodan, et sulle meeldis Sri Lanka reisivlogi esimene osa ja näeme juba järgmises videos, kus ma näitan meie ülejäänud reisi, meie ekskursiooni ja mis me siin veel jõuame teha kõikide järgmiste päevade jooksul. Nii et anna kommentaarides teada, kui sul on mingeid küsimusi tekkinud. Hea meelega vastan neile ja näeme siis järgmises videos. Tšau!